tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti. Teeme kaardi lugemise nädala ülevaatega nädalale 3. kuni 9. november. Ja me teeme seda siin kaartide abiga ja tunnetuse kaudu ja sellised kaardilugemised on mu YouTube'i VIP-liikmetele iganädalaselt nähtavad. Selle kaardilugemise idee ja mõte on selles, et me vaatame Maia Azteegi kalendri kohaselt, mis aitab väga hästi ära tunnetada, mis energiatega on meie hingel vaja sellel perioodil tegeleda, mis on meie kõrgemad ülesanded ja need kõrgemad ülesanded rulluvadki lahti meie igapäevastes olemistes ja tegemistes ja suhtlemistes. Nii et see astroloogia siin vaatleb just nimelt meie olemuse arengu erinevaid etappe, tsüklilisust ja seda, missugused energiat siis valitsevad mingisugusel perioodil. Ja see kalender koosneb siis 13-päevalistest tsüklitest ja igal päeval on siis oma eriline ülesanne või oma eriline hoovus meile tuua. Ja need 13-päevalised tsüklid omakorda moodustavad siis sellise lühitsükli ja pikk tsükkel on siis 9-kuuline. Ja need 13-päevalised tsüklid aitavad siis 9-kuulisel tsüklil jõuda mingisugusesse teatavasse nagu lõpetatusesse või järgmisesse faasi. Ja praegu me oleme 9-kuulise tsükli lõpuosas ja meil on siin viimased tsüklid jäänud, kui ma õigesti mäletan, siis ongi 3 viimast tsüklit. Nii et sa võid mõelda, mida sa siin umbes 8 kuud tagasi unistasid ja mõtlesid, kes on mu kanalit kauem jälginud, siis teile sai ka spetsiaalne ülesanne kindlalt otsustada ja valida, millele te selle energiatsükli pühendate. Ja olen ka ise teinud neid 9-kuulisi tsükleid väga teadlikult nüüd ja tõesti on näha, et need tõepoolest toimivad suurepäraselt. Mida teadlikumad me oleme sellest, mida me parasjagu loomas oleme ja mida oleme siia maisele tasandile manifesteerimas, seda lihtsam on meil ka jälgida enda arengut, enda hinge õppetundidest aru saada, et milleks meid ette valmistatakse. Ja see uus energiatsükkel, mis meil sellel nädalal valitseb, on täiesti suurepärane abiline selleks, et tulla täielikult enda, võluriväesse kohale, et me suudame aru saada ja näha, kuidas siis, kui me läheme koostöösse universumiga, mitte siis ainult ego pinnalt ei ürita asju ajada, vaid tõesti teeme koostööd kõrgema tarkuse ja kõrgema juhatusega, siis selliselt ka universum meile vastab. Nii et kui sul on olnud siin see eelmine energiatsükkel, sellised keerulisemad energiat, et eelmised 2 nädalat oli kundaliini puhastuse energiatsükkel, siis nüüd tullakse meile kõrgemalt poolt appi ja meid juhatatakse uutel vaatenurkadel ja uutel mõistmistel meie ellu. Niisiis selle energiatsükli imeliseks põhikaardiks tuligi meile kaarik, mis näitabki seda, et kõik kogemused kannavad meid edasi, ükskõik mis meie elus on, kas hea tunne või mitte nii hea tunne, kas on keerulisus või lihtsus, et tegelikult mõnes mõttes vahet pole, sest et kõik need kogemused, mis meie ellu on tulnud, tõesti toetavad meid ja abistavad meid ja suunavad meid edasi liikuma. Ja selle energiatsükli alustuses on mul sulle väga hea uudis ka see, et minu koduleheküljelt saab nüüdsest ette tellida uut raamatut, nii nagu mu eelmised raamatud Soovin õnne ja Meie külluserada ja Täna mu elu parim päev. Kõik need raamatud on olnud taotluste raamatud, et sa saaksid programmeerida enda alateadvuse, oma tavateadvuse, oma elu kulgemise õigesse häälestusse, et sa laseksid lahti need blokeeringud, sisemised vastupanud heale, sisemised vastupanud
armastusele sisemised vastupanud, keerulisusele, et sa saaksid nendest olukordadest kiiremini läbi liikuda, siis see raamat on spetsiaalselt pühendatud sellele, et kas sa oled otsimas enda ellu tõelise armastuse partnerit või oled sa juba suhtes, aga on üles tulnud mingid keerulised kohad, siis selle raamatu ülesanne ongi meid läbi nende kanalduste, nende tunnetuste aidata tagasi endaga kooskõlla, enda kõrgema olemusega kooskõlla. Ma näitan korraks siit arvutist ka. Raamatud on praegu juba trükis. Aga vaatan, kas siit on näha. Et siis mu koduleheküljelt te saate ka neid raamatuid tellida. On siis Armastuse kutse on see raamat, millest ma praegu rääkisin, ja lisaks on ka uus raamat, on siis inglipäevik, mis on tegelikult osaliselt siis selline õpetus, kuidas inglitega suhelda, 21 erinevat inglite gruppi, kellega sa saad õppida koostööd tegema, see on ka päevik, nii et see on selline 21-päevane kursus, et enda kõrgema olemuse osistega taas koostöösse astuda. Sest inglid ei ole meist kuidagi väljapool olevad, need on tegelikult meie enda kõrgema mina osised, me oleme kõik omavahel universumises ühenduses. Ja ma olen nii excited, ma olen nii põnevil, et sõnad tahavad sõlme minna, aga andke mulle palun andeks, ma olen tõesti täna nii õnnelik, ma olen nii tänulik ja ma olen kogu südamest rõõmus, et ma saan teile neid kanalduste raamatuid ja teadmisi tuua selleks, et te kõik ei pea leiutama ise jalgratast. Et nii nagu see kanalduste raamat ja tegelikult kõik need minu kanalduste raamatud on sündinud selliselt, et universum on pannud mind keerulisse kohta ja kuna mulle ei meeldi keerulises kohas kaua olla, siis ma palvetan ja küsin lahendust ja küsin väljapääsu ja nii need palved sündinud ongi. Isiklikust kogemusest, need on mind iseennast meeletult aidanud ja loodan, et ka sind saavad need toetada ja sinu teekonnale sellist lihtsust juurde anda. Et see nädal ongi selline väga hea enesetervenduse ja enesetoetamise nädal, kus me võime järjest enam ära tunda, et kui me iseennast aitame, siis tuleb universum ja aitab meid 1000-kordselt lausa. Et ma ise olen praegu tegemas sedasama inglipäevikut, mis tuleb ka nüüd trükist välja. Ma printisin endale need paberid siin välja, ma võin näidata. Vaatame, mis tahab tulla. Näiteks üks eilne õpetus oli siis peangi ja saatkieli energiatega, et oma 3. silma puhastada ja tuua need õiged visioonid, mitte jääda hirmuvisioonidesse või kuidagi väärtusetuse või raskuse tunnetesse kinni. Et siin on ka sellised päevikulehed, mida saate iseseisvalt täita, et enda energiaid korrastada, sest üks asi on teha taotlusi ja palveid, aga veel, mis on väga hea, on kindlasti ka ise ju otsustada ja valida, et näiteks inglitega koostöös ma olen näinud, et kui ma tõesti panen hommikul kirja, mida ma tunda tahan, mida ma vabastada soovin, mida ma soovin, et inglid aitavad mulle luua, siis selle päeva jooksul täiesti igapäevased sündmused, mis hakkavad lahti rulluma, saavad meid väga palju aidata. Nii et sellel nädalal ma väga soovitaksin ise teha sellist inventuuri enda elus ka, et vaadata, et millel me laseme minna. Sest et kui me loeme lihtsalt afirmatsioone, siis ei pruugi see transformatsioon olla täielik, et mina olen enda töös ja enda taotluspalvetes kasutanud ikkagi seda füüsikaseadust, et selleks, et mingisugust kogemust luua, on vaja mingisugune energiaga vabastada. Ja ma tunnen, et selle nädala energia, mis on meil siis kasvav kuu kuni 5. novembrini kell 15.19 on täiskuu, siis alates täiskuust hakkab toimuma meie eludes hästi suur vabastamine, nii et see nädal on väga hea, et nädala alguses luua sellised taotlused, otsused, valikud, suunamised, otsustamised, kuhu suunas me tegelikult soovime liikuda.
ja vahel ongi väga hea selleks, et aru saada, kuhu me soovime liikuda, mõista seda, mida ma ei taha, millal ma lasen oma elust minna. Nii et see on selline ideaalne energiate transformeerimise nädal. Ja kuna selles energiatsüklis praegu tullakse meile kõrgemalt poolt tõesti väga võimsalt appi, et nagu sa võid tunda, et igal päeval sa oled väga juhatatud ja väga hoitud, et siin toimub selline ümbersuunamine, ümberhäälestus ja võib-olla ka lihtsamalt öeldes meelde tuletamine, sest tegelikult sa tead kõiki neid asju, mida universumgi tahab sulle öelda, aga võib-olla sa oled seda matnud kuidagi oma hirmumina uskumuste või keerukuse tunnete alla, et siis ei ole vaja lasta mitte sellel keerukusel ennast kaasa viia, vaid vastupidi, otsustada ja valida, et mis on su elus prioriteet, mis on kõige olulisem, et kas olulisem on nagu seda ohvritunnet ja enda saboteerimist kuidagi veel kritiseerida või õigustada või mingil moel alla suruda või on prioriteet see, et tegelikult ma soovin oma elus edasi liikuda ikkagi selles suunas, mis mulle tegelikult meeldib. Ja nagu ma ütlesin, kui me astume ise ühe sammu, siis astub universum meie eest 1000. Et kui sa hakkad ennast aitama, ennast toetama, siis tead, see on jumalikult juhatatud protsess. Ja selles protsessis sulle tuleb väga suureks abiks see, et sa küsid enda kaitseinglite, enda vaimsete teejuhtide toetust ja abi ja võtad seda vaikset endaga olemise aega. Et see on ka väga selline levinud uskumus, mul ei ole enda jaoks aega. Aga kelle jaoks sa siin elad või mis su prioriteet siis on lõppkokkuvõttes, et ma saan aru, et meil tuleb selleks, et leib lauale saada ja et oleks katus pea kohal, on vaja tegutseda, aga on ka ju hetki, kus me tegelikult saame võtta selle kas või väikese pausi või väikese aja enne uinumist või hommikul ärgates, et pöörata tähelepanu sellele, aga mis on tegelikult oluline, mis on tegelikult su hinge missioon. Ja see, kui me häälestume valguse lainepikkusele, tõelise armastuse lainepikkusele, tõstab meid tegelikult sellest probleemide rägastikust nii palju kõrgemale. Ja kuidas ma ütlen, nagu iseenesest hakkavad asjad lahenema, kui me tõstame oma energiasagedust, me oleme hoopis teistsuguses suhestumises maailmaga. Et kes tahab, siis ma panin ka selle armastuse kutse raamatu esimese peatüki YouTube'i tasuta kõikidele kuulamiseks ja tunnetamiseks sellises meditatiivses vormis sisse loetuna, et sa saad ka tunnetada seda, mis tunne või mis vibratsioon, missugune aisting sinus tekib, kui sa võtad ennast vastu kui valgust. Et see on kõige kõrgem tervenemine, mis meiega toimuda saab. Et ennast rahustada, ennast lõdvestada. Selleks ei ole vaja, et sa pead kõik mõtted saama oma peast välja. Et on vaja lihtsalt usaldada, et kui need mõtted tulevad, las nad tulevad, kuulad meditatsiooni, aga mõte jookseb omasoodu, las ta jookseb. Sest su alateadvuses hakkab ikkagi õige sagedusega kokkupuutumisel sinu energiakeha puhastuma ja korrastuma. Et sa ei saa nagu valesti mediteerida, et tihti ongi see, et me lõdvestume ja siis tulevad kõik need asjad pinnale, mida me ei ole jõudnud varem lõpuni mõelda. Et siis on soovitus, et lihtsalt lõdvesta ennast veelgi rohkem, las need mõtted tulevad ja lähevad nagu pilved taevas, sa ei pea neid konksusid alla neelama, sa ei pea nende lugudega hakkama enda peas kaasa jooksma. Ja isegi kui oled jooksnud, siis võid jälle tulla kehatunnetusse ja rahusse enda sees. Et praegu, kui sa pöörad tähelepanu sellele, mis on kõige olulisem, sinu enda tõelise olemuse äratundmine, et sa tunned ennast armastusena ära, toob sulle imelised uued algused. Toimub vanade tsüklite lõpp, karmatsüklid saavad läbi või siis järjest need karmamustrid hakkavad nii-öelda nagu hõrenema või need konksud, millega sa oled ennast sidunud või lasknud ennast teistel inimestel siduda. Järjest sa tunned samm-sammult ära, kuidas neid kohti
hästi armastusküllaselt lahti harutada ja armastusega puhtaks pesta ja pühkida ja tulla tagasi rohkem maaga kontakti. Ja täna oli huvitav lugu veel see, mis minuga toimus, oli see, et mul tulid DNA testi tulemused tagasi ja minu iidses DNA-s on väga paljude erinevate kultuuride, ütleme siis algkohti või kuidas selle kohta öelda, et juured on väga iidsetes kohtades ja iidsetes traditsioonides olnud ja siis ma tundsin millegipärast eriliselt tugevat sidet, aga just selle oma Siberi ema või isaga, kes on olnud ka selline väga võimas, ma tunnen nagu avardaja või selline, ma ei tea, kas teadjanaine, teadjamees või selline energia tuli mulle läbi ja mul on praegu tunne, et see vaar ema või vaar isa tahab praegu mingisuguse sõnumi meile selleks tsükliks kõigile siin praegu anda. Et siin on olnud võib-olla väga paljudel meie seast üks selline huvitav lugu, mis on juhtunud väga palju põlvkondi tagasi, on olnud vaesuse vanne ja see vaesuse vanne on antud selleks, et me ei kasutaks oma maist reaalsust selleks, et domineerida, vaid selleks, et teenida inimkonda. Ja kui sa oled ka endas selle koha ära tundnud, et sa oled ükskõik, mis sa teed või ükskõik, kui palju sa liigud või toimetad või tegutsed, aga ikkagi on selline suur puuduse tunne seal all, siis tuleb sõnum, et sellel nädalal saab see vaesuse vanne murtud, et sina oled see, kes murrab oma esivanemate puudusteadvuse koodid ja äratab küllusteadvuse. Ja küllusteadvus ütleb seda, et edu on garanteeritud, edu on võimalik. Ükskõik mis kehastuses, ükskõik missugune esivanem selle vaesuse vande on andnud, kui sa selle kohas endas tunned ära, et selline asi võib olla, et sa tunned, et see kõnetab sind kuidagi. Nii siis kanaldame kohe selle taotluse siia, mis aitab sellel kogemusel meist vabaneda. Aitäh, kallis universum, et sa aitad meid tõsta kõrgemale duaalsuse lugudest ja näha maailma kõiksuse armastuse silmadega. Aitäh, et sa aitad meil olla inimkonna teenistuses kõige kõrgema potentsiaali kohaselt. Meie maine tasand, meie vaimne tasand, meie hingeline tasand, kõik saavad nüüdsest olla rikkuse ja küllusteadvuses. Mina otsustan ja valin olla oma suguvõsa, oma ilmaruumi blokeeringu vabastaja nüüd ja praegu. Mina annan selle blokeeringu tagasi algallika kätesse, mis on seda vaesusteadvust loonud. Annan selle tagasi algallikale. Aitäh selle kogemuse eest. Aitäh kõikidele esiemadele, esiisadele, kes aitasid minul tulla just praegu, just siia seda kogemust kogema. Aitäh, et olete andnud mulle võimaluse olla selles austavas rollis, olla meie karma vabastaja, transformeerija. Ma annan kõik selle loo, kõik need otsused ja valikud ja häälestatused ja meelelaadid tagasi algallikale ja olen valmis selle asemel vastu võtma tõelise armastuse kõikidesse oma eluvaldkondadesse. Ja luban endal tunnetada, tajuda seda, et ma kasutan enda küllust nii maist kui taevast
kui hingelist, kõikide tasandite küllust, kõikide kõrgemaks hüvanguks, armastuse energias, armastuse teenistuses. Annan vabaks igasuguse eneseeitamise, annan vabaks kõik blokeeringud, mida olen enda ja oma unistuste täitumisele ette seadnud. Annan vabaks kõik hingelised kannatused, mida olen läbi elude endaga kaasas kandnud ja valin nüüd need energiat ümber transformeerida. Aitäh, et inglid, vaimsed teejuhid, inglid, üles tõusnud meistrid, aitäh, et te abistate ja toetate meid. Minu sisemine mees ja minu sisemine naine on loodud elama külluses, rikkuses, nii hingelises mõttes, nii vaimses mõttes, nii materiaalses mõttes, nii loomingulisuse mõttes. Kõikides eluvaldkondades saab valitseda nüüdsest alates küllus ja rõõm ja ilu ja armastus. See, mida me sellise palve loomisega teeme, me käivitame energiavahetuse mustri. Nüüd ma saan aru, miks ma sellest pidin tänast videot alustama. Et tõesti see õpetus, et energiat on vaja transformeerida, vahetada, mitte lihtsalt, et tahan saada, vaid see, et ma annan vabaks selle ja võtan vastu tänuga selle. See on see muster, mida meil on vaja teadlikult kasutada, sest füüsikaseadus ütleb, et energiat ei ole võimalik hävitada ega tekitada, aga meil on võimalik olemasolevat energiat ümber muundada, muuta, transformeerida. Ja läbi sellise enda energiate transformeerimise me astume koostöösse universumi kõrgema väega ja külluse voog on garanteeritud, kuna meie teadlik otsus on palju tugevam meie alateadlikest kalduvustest. Nii et mida ma soovitaksin sellel nädalal teha praktikana on see, et sa võtad enda päeviku ja kirjutad 2 tulpa, mida sa soovid elust vabaks anda ja teise tulpa, mida sa selle asemele soovid. Ja sa võid anda vabaks ka mingid inimesed, suhted, mälestused, tunded, käitumisharjumused, kõik, mis sa tunned, et on sind ära kurnanud, väsitanud või millega sul ei ole sellist mõnusat, head tunnet, koostööd teha, kõik sellised kogemused võid anda vabaks. Ja peale taolise transformatsiooni tegemist oleks väga kasulik teha midagi, mis aitab su energiasagedust nüüd tõsta. Ja minu koduleheküljel stellashakti.com leiad ka spetsiaalse vibratsioonitaset tõstva meditatsiooni, mille ma panin just täna üles, mille nimi on siis püha teekond, mis aitab meil vastu võtta enda püha olemuse ja astuda koostöösse universumiga ja laadida ennast vajalike energiapakettidega ja energiakorrastusega, et edasi liikuda hästi sellises turvalisuse tundes. Sest kui me ajame taga turvalisust mingisugusest välimusest, võib-olla ka välimusest, aga välisest kogemusest või välistest tingimustest, siis me oleme kogu aeg ikkagi nagu sõltuvuses sellest, mis pidevalt on muutumises, liikumises ja on nii-öelda nagu ebakindel, et selles ei ole sellist lõpmatut rahu. Aga see, mis meile toob lõpmatu rahu, on meie enesekindlus universumiga üks olemises. Ja universumiga üks olemist me saame teadlikult väestada läbi teadlike otsuste, valikute ja tähelepanu pööramisele sellele, mis on tegelikult tõde. Ja tõde ei ole kunagi ebameeldiv. Et meil ei ole vaja karta enda sisse vaadata, et äkki seal kõige all on mingi väga-väga kole koht, vastupidi. Need koleduse tunded või hirmud on pealiskihid ja neid pealiskihte on võimalik meil läbistada läbi lõdvestumisega, tunnete läbitundmise või asjade ausalt nimetamise, et sageli toimubki suur tervenemine ja suur muutus meie elus siis, kui me nimetame asju õigete nimedega.
ei tee asju, kogemusi ilusamaks ega koledamaks, vaid vaatame läbi neutraalsuse. Niisiis ma väga soovitan sellel nädalal teha koostööd valgusmaailmaga, ennast aidata, toetada, julgustada, suunata astuma esimene samm, et universum saaks astuda sinu eest järgmised sammud, et sa saaksid tõusta nagu fööniks tuhast, et kui nüüd eelmised 2 nädalat mingis mõttes võisid sind jätta ka sellisesse muserdatuse tundesse või on selline suur teadmatus ja segadus, siis ma väga soovitan sul tunnetada, et mis sind kutsub edasi kogema, looma, tunnetama, et tegelikult kõik siin universumis on energia ja kokku puutudes kõrge vibratsiooniga hakkab sinu sisemine tarkus sind ka kõrgemasse sagedusse kaasa liigutama ja tõstma, nii et su sisemine tarkus tegelikult teab, mis on sinu jaoks parim, nii et usalda enda sisetunnet, kuula enda südant, tee seda, mis sulle rõõmu pakub. Ja kuhu selle nädala energia meid suunab, ongi siis usaldama, et usaldada ennast nii palju, et mitte uskuda enda negatiivsust, et seda on vaja tõesti treenida nagu metsikut hobust, on vaja taltsutada, et samamoodi ka meie mõistus, kui see on harjunud käima mis iganes radu mööda ja tooma sulle mis iganes kinnitusi selle kohta, et maailm ongi väga kole ja ohtlik paik, siis need on kõik egomängud, need on kõik meelemängud ja selle asemel on vaja tulla tagasi naudingutundesse, endaga kontakti, enda kõrgema tunnetusega üks olemisse, et me lubame endal tunnetada naudingut, mis iganes see sinu jaoks see naudingut toov kogemus on. Mina väga-väga naudin ise kanaldamist, mediteerimist ja meditatsioonide loomist ja inimestega jagamist, sest see on tõesti imeline, mida me suudame juba tunni ajaga, missugused muudatused saavad toimuda, kui me tõstame oma sagedust, mismoodi siis elu hakkab väga kiiresti meile tooma täiesti uut moodi kogemusi. Niisiis oled teretulnud minu koduleheküljelt vaatama lisaks stellashakti.com, kui siit midagi sind kõnetas. Ja näeme siis järgmises videos, kus me teeme päevade kaupa ülevaate iga päeva kohta eraldi selleks nädalaks. Ja selle lingi leiad ka siit video alt kirjeldusest. Ma soovin sulle maagilist voogu, edu, õnnistused, hoia positiivset väljavaadet, sest see kui sa tunned millegi suhtes ennast väga hästi, kui sa mõtled tulevikule ja tunnetad, siis see ongi see, kuhu sa tegelikult teel oled ja kuhu universum sind soovibki aidata, nii et usalda enda tunnet. Olge õnnistatud. Aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Aitäh teile, kallid vipid, toetuse eest, kes soovib mu kanaliga liituda. Olen väga-väga-väga tänulik teile selle toetuse eest ja siis kõik need erinevad VIP-grupid saate siis valida, missuguseid boonuseid te sellest kogeda saate. Mõnsat nädalat teile kõigile!